Tere tulemast! Kui soovid oma Hikvisioni seadmeid ühendada HikConnect mobiiliäpiga ja näha täpsemalt, kuidas seda kõike seadistada ja kasutada, siis oled õiges kohas. Mina olen Reijo ja täna alustamegi kõigepealt HikConnect äpi tõmbamisega, siis teeme sinna kasutaja, siis lisame seadmeid ning näitan ära ka, kuidas seda seadet siis läbi mobiiliäpi kontrollida ja mõned väiksed nipid veel. Esimese asjana siis ilmselgelt meil on vaja HikConnect mobiiliäppi. Kui sul on Apple'i telefon, siis Apple Store'is on see olemas. Kui sul on Android nagu mul, siis Google Play Store'is seda ei ole. Androidiga saame selle äppi leida siis, kui läheme www.hik-connect.com ja siit saamegi tõmmata siis HikConnecti äppi. Paneme siit install. Siit ta küsib üle, et kas ikka tõmmata seda, pane OK, sest tegu on täiesti ohutu äpiga. Saame installida ja nüüd kui äpp on installitud, siis teeme selle lahti ja saamegi esimese asjana kohe oma uue kasutaja teha. Kindlasti siit pane kõigepealt allow, et HikConnectil oleks siis luba sinu piltidele ja meediale ja muudele failidele. Regioon ja siit paneme Eesti loomulikult. Siit paneme registreeri, nõus, siit paneme Eesti jällegi ja siia siis paneme oma emaili aadressi ja seejärel parvool. Seejärel tuleb sinu meilile siis 4-kohaline turvakood, mille siis siia saad sisestada. Täpselt nii lihtne see kasutaja tegemine oligi, nüüd saame edasi minna seadme lisamise juurde. Seadmeid saab siis lisada kahte moodi, üks on QR-koodi skaneerimine, mida me saame teha siit. See avab siis meile selle QR-koodi skaneerimise pildi ja üldiselt leiad seadmete QR-koodi siis seadmete alt või tagant näiteks siit. Nii, aga skaneerime ära, vaatame, mis ta ütleb. Ja leidis üles. Tegelikult on ka teine variant, kuidas QR-koodiga seadmeid lisada. See tuleb väga kasuks siis, kui sul on terve süsteem juba üles seadistatud, ehk siis sa saad lihtsalt läbi salvesti QR-koodi skaneerida. Selleks otsi üles salvesti seadetes lahter nimega Network, sealt edasi Advanced, sealt edasi Platform Access ja sealt leiadki QR-koodi, mida saad mobiiliäpis siis skaneerida. Teine viis, kuidas oma seadet lisada mobiiliäppi, on siis manuaalselt ja selleks on meil vaja seadme seerianumbrit. Seadme seerianumbri leiab siis tavaliselt seadme tagant. Kui sul on seerianumber olemas, siis kõigepealt otsi üles oma salvesti seadetest Network, Advanced, Platform Access ja leia üles Verification Code, mis on siis kinnituskood, mida sul seadme ühendamiseks vaja on. Kui see lahter on tühi, siis kirjuta sinna omal soovil mingisugune kinnituskood, mida sa saad siis edaspidi kasutada. Seejärel lisa seadme seerianumber mobiiliäppi, lisa kinnituskood ja ongi ühendatud. Nüüd, kui mul on siin kogu süsteem ühendatud, siin on salvesti, mille all on siis väga palju erinevaid turvakaameraid, mis kõik on meie kontoris, siis vaatamegi üle, mis me siin täpsemalt teha saame. Esimese asjana siis siin on üks tuttava kujuga jaga nupp, tänu millele siis saame teistele inimestele jagada oma seadet, kas siis läbi QR-koodi või siis emaili aadressi või telefoninumbri. Nii, mina lisasin siis siia enda teise emaili. Tee kindlaks, et sa siia lõpus vajutad ka Add Recipient ja siis see linnuke siit ülevalt. Ja nüüd, kui Next paneme, siis siit saame valida, millistele kaameratele, millistele seadmetele siis sellel teisel kasutajal ligipääs on. Näiteks me saame siit ligipääsud ära võtta või lisada, aga paneme praegu Next. Ja siin siis saame veel eraldi sätestada, et mida täpsemalt siis see teine kasutaja nende seadmetega teha saab. Näiteks alarmi seadistamine, järelvaatamine, kahepoolne audio ja PTZ. Vot, aga ma panen Save siia praegu. Ja lähme tagasi avalehele. Loomulikult, kui su seade toetab kahepoolset audiot, siis saad läbi mobiiliäpi oma siis seadmega ka rääkida ja vastupidi. See tuleb väga kasuks näiteks siis, kui sul on üks seade näiteks välisukse juures või kasutad ühte kaamerat beebimonitorina või lihtsalt perega suhtlemiseks. Samamoodi nagu sa praegu ekraanilt näed, siis kui su kaameral on PTZ tugi ehk tegu on pöördkaameraga, siis saad ka seda kõike läbi mobiiliäpi kontrollida. Siis veel lisaks, kui me valime siit ühe seadme näiteks, võtame selle
ja keerame selle niipidi, siis tegelikult me saame ka siit praegu laivis, ma saan praegu kontori kaamerat liigutada, ma loodan, et selle alarm selle peale tööle ei lähe. Aga mis ma tahtsin näidata on see, et me saame näiteks siis seda pilti siin salvestada, kui me siia nupule vajutame. Praegu ta salvestab siis otse telefoni. Saame pilti teha, pilt on tehtud ja tegelikult veel, mis ma tahan näidata, on see, et me saame ka siit playback nupust järelvaatamist teha. Et siin saame siis valida mingisuguse sündmuse, mida me saame kohe siit äpist vaadata. Näiteks siit ma võtan kohe reedese kuupäeva ja vaatame, mis kell 11:30 toimus. Näed, tuled põlevad. Okei. Ei hakka praegu rohkem mängima sellega. Igatahes siia peale jälle tagasi tulla, siis kui on toimunud mingi häire, siis mobiiliäpp saadab sulle selle kohta teavituse. Neid teavitusi saab ka näha siit notification'ite alt. Ja siit more ehk rohkem tabist leiame siis sätted, kust alt saame siis ka mõndasid asju reguleerida, näiteks kas see äpp saadab meile teateid või mitte. Ja milline see teavituse heli siis on. Vot nii. Nagu näha, siis tegu on väga lihtsa äpiga, nii et loodan, et tänu sellele videole said kõigega ise hakkama. Mina aga tänaseks lõpetan. Aitäh vaatamast ja järgmise korrani!